Järjekordne Eesti Laulu poolfinalist on ansambel Lenna, keda televisioon teile tutvustama asub. Tere hommikust, Lena Kuurma. Tere hommikust. Suur rõõm näha ja suur rõõm kuulda siis lugu, mis just äsja vist valmis sai. Üsna niimoodi soe produktsioon alles. Jah, nädalake tagasi umbes. Kas see lugu, mis praegu siin kohe mõne hetke pärast kõlama hakkab ja mis Eesti Laulul jahib positsiooni finaalis ja sealt edasi Eurovisiooni lauluvõistlusel, on see selle plaadi nägu ka, mis praegu bändil Lenna tegemisel on? Jaa. Muidugi. On põhimõtteliselt juba kokku lepitud? Ei. Noh, mis me siin kokku leppinud oleme, et aga see peegeldab seda kindlasti väga palju, seda tulevast plaati. Fännide jaoks on ju väga oluline teada saada, et selle loo autori ei ole ju üldse Vaiko Eplik, kes eelmise plaadi juures väga palju asja tegi. Kas see on siis nüüd ainukene mitte Vaiko lugu selle plaadi pealt või nii lähebki? No, see on natuke vara veel öelda, kuidas see lõpp niisugune kompott saab olema, aga me kindlasti Mihkel Rauaga veel kirjutame juurde lugusid ja oleme kirjutamas, nii et see uus plaat saab tulema selline, ei tea veel täpselt milline. Seda peaks küsima muidugi Mihkli käest, aga kuna sina oled siin praegu, kas see lugu oli tal enne valmis või on see juba inspireeritud koos Lennaga laval käimist? See üks päev lihtsalt Mihkel saatis mulle niisuguse iPhone'iga lindistatud jupikese, ütles, et äkki saab sellest midagi kunagi teha. Ja see tegelikult jäi täitsa ootele niimoodi mõneks ajaks, siis ma üks päev ärkas üles hommikul mõtlesin, aga äkki võiks sellega üldsegi Eesti Laulule minna. Ja siis me hakkasime seda tegema. Mis sa arvad, kui palju tuleb panustada enne seda, kui nii-öelda suurele lavale minna, ehk et kõik need videod, mis on ju Soome tuntud filmirežissööri Jauko Louhimägi tehtud sul väga minimalistlik mustvalge. Kui palju peab enne panustama, ehk et kui paljud inimesed tegelikult juba enne seda suure lava nägemist, selle tipphetke nägemist otsustavad, ma annan oma hääle selle või selle laulu poolt? Ega ma arvan, et see on iga aasta olnud erinev ja seal ei ole mingit kindlat reeglit, et palju peab panustama. Pigem tuleb teha nii, nagu sulle endale tundub, et on õige oma sisetunnet järgima ja mõnikord asjad niiviisi kokku satuvad ja nii hästi õnnestuvad, nagu meil selle video ja loo ja igasuguste uute tuultega, mis meil bändi jaoks on selle aasta alguses olnud, et me käisime Rootsis lindistamas, mis on ka täiesti uus, et eelnevalt Vaiko on oma kodus sisse mänginud need pillid, et see on tore värskendus ja teistmoodi, nii et ma ei oska öelda, palju panustama peab. Oled sa nüüd poolfinalisti ise kuulnud kõiki? Päris kõik ei ole veel. Mõned lemmikud on ikka juba? Ma arvan, et Trafficu lugu on väga tore. Traffic saab juba teised punktid, mulle tundub siin nüüd ette rääkides. 3 kokku küsimuse peale nii palju seda tulnud on, aga ansambli Lenna lugu Mina jään on võimalik nüüd kohe mõne hetke pärast juba kuulata.